Ma saan nüüd rääkida ainult sellest, kuidas mina seda tajun, kuidas mina seda olen mõtestanud ja kuidas ma oma klientidega sellest räägin. Ehk siis ATH on ju igal pool ära mõtestatud ja ära kirja pandud, mis ta ja kuidas ta on. Mina mõtestan ikkagi niimoodi, et väga paljud inimesed, kes saavad juba lausa diagnoosi ATH oma, ütlevad, et see on haigus. Minu jaoks ei ole see haigus, vaid et seisund. Ta on nagu rohkem nii, et see on nagu nähtus, mingil määral nähtus, et ta on nagu rütm. Kuidas meil on erinevad rütmid inimestel. Ja ütleme niimoodi, et ATH ei ole midagi, mis nüüd on tänapäeva haigus. Vaat see on ka üks asi, millest siis tahetakse hirmsasti rääkida. Et ATH on siis midagi... Uus. Jaa, see on see uus ja kõigest sellest. ATH tegelikult, kui me räägime sellest rütmist ja kui me kasutame sõna ajutüüp, siis kasutame siis seda sõna, et on teatud ajutüüp, siis tegelikult meie esivanemate hulgas olid ju ka ATH ajuga inimesed. Need on terve elu olnud samasugune ports ATH-ga inimesi ja nad olid väga olulised kogukonnas, sellepärast, et nad olid tundlikumad, nad olid kiiremad ja nemad olid siis need, kes avastasid uusi radu, märkasid ohtu kiiremini, nad aitasid oma kogukonda sellega, et nad olid nagu teedeotsijad, nad nagu olid kõige uue rajajad. Nad olid palju tundlikumad ja nad olid kogukonna sellised väga olulised edasiarenejad. See ajutüüp ei olnud kunagi probleem, sest see oli ellujäämise jaoks. Mis ta siis oma olemust ajus siis töötab? Ta on siis nagu detailide ja rohkem orienteeritud inimene või tal on rohkem, ta on kiirem. Et kui ma selle suunitluse järgi võtan, siis kui mina oma abikaasaga nüüd, abikaasa, et kui ma oma abikaasaga siis ennast võrdlen, siis mina olen temaga võrreldes ATH. Ma jõuan 10 korda kõik need asjad ära mõelda, kui tema ütleb siis, et see on ka niimoodi. Ma olen juba kõik asjad ära teinud. Ma olen selle ära ka teinud juba, mitte mõelnud veel alles. Ehk siis selle järgi ma võiks olla. Ja me toimime koos väga hästi, kui me suudame kommunikeerida, et minul on sellised asjad ja sinul on sellised asjad. Kui mina vaatan tema tööd, mida tema teeb, ta on insener, ta peab olema tegema monotoonset asja, ta vaatab väga palju asju järjest ja siis ma lähen sinna ja ma ütlen, et issand, kui igav töö sul on. Ma ei suudaks seda teha. Ütleme niimoodi, et ennem kui ma hakkasin nende asjadega tegelema, millega ma täna tegelen, mul on ka normaalseid ameteid olnud, on ju, et ma olen finantsmaailmas olnud, ma olen raamatupidaja olnud, ma tegin seda. Ja täna, kuigi ma tean, ma olen ju olnud ka pearaamatupidaja, ja mul on täna MTÜ ja mul on raamatupidaja selle jaoks. Sest ma tunnen, et see ei ole minu jaoks. See ei liiga analüütiline. See on minu jaoks monotoonne, see ei sütita mind. Aga kui ma võin, näiteks kui ma Hiina meditsiini, ma mäletan õppisin, siis mu perekond ütles, et ma võisin olla 12 tundi järjest süvenenult seal ja ma olingi niimoodi. Ehk siis puhtalt ATH tunnused. Ja. Et ta kaob ära siis mingisse tegevusse nii-öelda. Kui on sobiv tegevus. Jah, kui see äratab minus huvi ja keegi ei ole käskinud mul seda teha. Raamatupidamises ma võin seda ka teha, aga seal on 10. kuupäev, seal on 20. kuupäev, seal keegi küsib seda aruannet, seal tahab seda. See ei, mulle ei meeldi see surve. Aga see ei tähenda seda, et kui mul huvi ei ole, et ma ei tee seda kõike kiirelt ja toredasti. Näiteks praegu me remondime maal maja, on ju, ma olen kiire, aga mul on nii palju asju. Ja ma hoian ennast tagasi, sest ma ütlesin, et ma muidu upun sinna ja kogu mu tööasjad jäävad tegemata. Sest see on nii huvitav, see tekitab mulle huvi. Õnneks mul on töö ka, mis mind huvitab, nii et selles mõttes on mul hea valikuvõimalus sealt. Et see ei ole midagi, mis oleks nagu, ma tunnen, et see ei ole midagi erilist. Meil ongi maailmas erinevad inimesed. Meil on rahutumad inimesed, meil on aktiivsemad inimesed ja see on kõik selle jaoks, et me kogukonnana toimiksime.
Huvitav lähenemine, see mõttes, et ma olen ka siiamaani aru saanud, et ATH diagnoosiga või sümptomitega inimesed on ikkagi nagu mingisugused puudujääkidega. Problemaatiliselt tuleks panna seina äärde ja koheldaks halvasti. Ja ise tunnevad ennast ka, et mul on ATH, et siis ma olen nagu kuidagi nagu vähemuses või ma olen nagu vähem inimesena, mul on midagi viga. Et see on ka näiteks, et ma olen öelnud mõnele inimesele, kes ütleb, et ta veel seda ATH diagnoosi pole saanud, aga ta käib arsti juures, et väga palju analüüsitakse ja teeb igast teste, et kas ikkagi saada seda. Ja siis ma ütlen ka niimoodi, et see on ju evolutsiooniliselt kogu aeg olnud, see ei ole midagi, mis on tekkinud nüüd, eile, vaid ja kui me vaatame evolutsioon ei jäta järgi mitte midagi, mis on defektiga. Ta ei jäta midagi järgi sellist. Kui see oleks defekt, siis seda meil ei oleks. On sul mingid väärarusaamusid ATH kohta, mida tahaks purustada või mõningaid müüte või valearvamusi, mida sa oled kuulnud või mida inimesed arvavad, et neil on, peale selle, et see ATH on probleem, et tegelikult sina siis oled seda poolt, et ta ei ole probleem, vaid ta ongi loomulik osa teatud inimestel, kellel vallandub see rohkem, kellel vähem. Aga kas on veel mingid müüti, mida sa oled kuulnud, et ma ei tea, mis sellega kaasa tuleb või mitte? No ikkagi see on kõige suurem müüt minu jaoks, et ma olen kuidagi erilisem, kui on teistsuguse ajutüübiga inimene. Et mul on keerulisem kui tal. Ütleme niimoodi, et me ei saa võrrelda, et mul on see on see sama pilt, me teame ju kõik, et kuidas õpetajad istusid, hindasid laua taga akvaariumi kala, elevant, ahv ja kepard istuvad seal ja öeldakse, et nüüd, kes kõige kiiremini puu otsa saab, see saab 5. Kõik on olulised, aga me ei saa neid panna ühte kindlasse karpi, nagu meie keskkond surub. Et millal see ATH hakkab siis väljenduma, ongi kui laps surutakse kuskile süsteemi. Kas siis lasteaias natukene vähem, aga koolis hakkavad ilmnema. Ma ei kujuta ette, et ma istuks 45 minutit täna järjest. Mida teevad siis mõni istub rahulikult ära seal, aigutab, magab, õpib, teeb kõik asjad ära, aga teine, ehk siis, kes on loomingulise ajuga ja kelle aju hakkab üldse tööle siis, kui ta on liikumine sees. Vaadake laste jalgu seal laua all koolitundides. Kõigil põlv käib, tut, siuke rütm käib. Ehk siis natukenegi aju liiguvad. Ja mida teevad õpetajad? Ära klõbista, ära tee seda, ära istu. Ehk siis mu aju üldse ei töötagi. Mu aju lähebki, mul ei ole huvi selle vastu siin. Me ei saa kõik ronida puu otsa. Kalal on hoopis oma ülesanne. Ja mõni ei saa istuda seal tunnis. Mõni peabki olema seal saalis ja õueõppel rohkem. Ma saan aru, et see on haridussüsteemile väga keeruline. Aga meie ajud on lihtsalt erinevad. Me ei olegi võimelised. Mitte et see, et ta oleks defektiga laps. Teda ei pea suruma sinna kasti. Natuke tundub, et see on, küsimus on ka nagu võrdlusaspektis või võrdlemise nagu enda terminis ja mõistes. Ma mõtlen enda kooli peale ka, kui ma käisin ammu koolis, siis seal oli ka ju ikkagi kehaline kasvatus on üks parimaid nagu näiteid selle koha pealt. Füüsiline kehaline võimekus. Kõigil ei ole seesama, kas geneetiliselt või on see elustiili tõttu, ma ei pea silmas ainult paksu peenikest, aga ka lihtsalt sooritusvõime võib-olla mingi harjutus ei ole nii hea ja võib-olla sind juvitagi see kehaline kasvatus, mingi lõuatõmbed või ma ei tea, kukerpallid või tüdrukute tantsimine, kõik ei taha tantsida naisterahvana. Aga alati hinnati seda, näiteks ma ei tea, mingit 60 meetri jooksu ja hinnati alati mitte enda aja peale, aga ka siis hinneviisene selleri, kuidas sooritas kõige parem. Aga kuidas sa võrdled nagu inimest, kes on võib-olla sporditaustaga kedagi, kellel on tohutu huvi, ma ei tea, robootika vastu näiteks. Sa ei saa võrrelda neid inimesi, nende kehalise võimekused ongi erinevad. Sest nende huvi on erinev, juba selle poole pealt panuse võrdlemine koht. Et mulle tundub ka, et see ATH täna on nagu sellises ka nagu huvitavas kohas,
et kiputakse hästi palju võrdlema ja seda nagu esile tooma. Ja teine pool, mis ma olen märganud, sa võid vastu vaidleda, aga ma arvan, et see vaidle on see, et seda võetakse vabandusena. Hästi tugeva nagu vabandusena ja mina olen siinkohal mulle võite visata neid kodarasse hakata laapima, mind sõimama hakata. Et aga ma julgen väita, et väga paljud inimesed täna põgenevad selle diagnoosi nii-öelda varju ja alateadlikult, kus tegelikult ei taheta võtta vastutust mingis valdkonnas. Ja ma ütlen, et see kõigil nii on, aga lihtsalt mulle tundub, et iga teine on täna juba nagu mul on ATH. See tuleb nagu nii kergelt juba. Ja just nagu see diagnoos, et võiks samast öelda, et mul on, ma ei tea, siganes Alzheimer. Ei ole, aga võin öelda, mul on, ja siis ma mängin mingid sümptomeid kaasa. Lõpuks hakkan ise uskuma. Et ma ütlen, et kõigil placebo on, aga täna näen, et väga paljud noored just nagu kukuvad sellesse kohta, kus ütlevad, et mul on ATH. Aga teistpidi küsimused, aga kui see nüüd ei ole ainult see, ma kukun sinna jutuga ja ma ennast nagu tembeldan selleks, vaid päriselt ongi nüüd rohkem, võib-olla ongi suurenenud see siis ATH protsent inimkonnana. Ja küsimus, miks noored kogevad täna juba varem mingid haigusid, mida võib-olla meie omal ajal ei näinud, kui mõtlen praegu, kas see diabeet laste on täna väga levinud juba. Mitte ainult maailmas, aga Eestis numbrid on päris jubedad tegelikult. Eesti lapsed on väga paljud ülekaalus juba. Väga noorest east. Miks? Mina mäletan, mul oleks olnud lapsepõlves nii palju ümber olevaid ülekaalulisi lapsi, kellel on diabeedi diagnoos ka veel antud veel juurde. Et natuke tundub nagu, et seal on kohati seda placebo poolt, ma võtan vastutuse ära ja põgenen selle seisundi või sümptomi taha, aga teistpidi on midagi kollektiivselt ka juhtunud, et me tegelikult mingid haigusid kogeme üha varem ja varem ja varem. Midagi sa nõus minuga? Jaa, see on küll. Võib-olla ma räägin natukene, võib-olla toon selle seoses nende neuronühendustega, mis meil peas on. Et need ju, me ei sünni valmis neuronühendustega, need ikkagi kujunevad aja jooksul, me sünnime kogu potentsiaaliga, nii nagu on, aga siis vastavalt sellele, et mis meil siis elus juhtub ja mida me korduvalt kogeme. See on oluline, et me korduvalt ja korduvalt kogeme midagi ja siis see teeb meil siis ajus neid radu, neuronühendusi. Jah, ehk siis need on need rajad. Ja aju ei erista tegelikult, kas need on head või halvad. Ehk siis, kui meil on natukene selline ATH aju, mul on väga raske seda öelda, ütleme, et sellise see kiire aju, kes aitab siis kogukonnal ellu jääda, kes on teerajaja ja kes on rohkem selline energiline, siis kui ta kasvab ikkagi sellises stabiilses keskkonnas, nagu maal, nii nagu mina olen kasvanud maal, kõik on rahulik, kõik on aeglane, kool hakkab normaalsel kellaajal, ma jõuan sinna 5 minutiga. Ekraane ei ole päevad läbi olemas. Ja nõukogude ajal polnud televiisoritki eriti ja telefon oli terve maja peal, oli üks telefon üldse, polnud isegi lauatelefoni. Ja me olime palju õues, ATH aju on loodud selleks, et ta peab olema õues. Ta peab olema õues, ta peab loodusega kooskõlas olema. Siis ta on täiesti omas elemendis ja ta ei ole mingi eripära, mingi defekt. Aga kui ta panna kinnisse ruumi ja karpi, siis ta ei saa seal olla. Ehk siis ütlesidki need lapsed, nad tahavad kogu aeg, nagu nad on rüblikud, nad tahaks juba kuskile minna ja midagi teha. Ja täiskasvanu ka, need nihelejad rohkem on sellised. Aga et kui meil on lapsepõlves nagu rohkem nagu ruumi iseenda jaoks ja selle avastamise jaoks ja huvide jaoks, mitte see, et mida peab kogu aeg tegema, siis see ATH ei avaldu niimoodi. Aga kui siis nüüd see ATH aju on siis sellises keskkonnas nagu tänapäeval rohkem ja ka vanasti oli kindlasti linnas natukene rohkem, on ju, et kogu aeg on kiire, sa pead kuhugi jõudma, kellaajad, vahetustega koolid, ma mäletan, siin Tallinnas vist olid, on ju, et ei mahtunud ära, kitsas, keegi ei tunne sind, kõik on ebaturvaline kogu aeg, siis see ATH aju saab palju rohkem tulla. Mina ei mäleta näiteks üleüldse, et meil maakoolis oleks keegi olnud ATH või keegi oleks. Ikka olid need, et nagu kollektiivselt tehti mingid jamasid, korraldati ikka, aga see ei puuduta nagu seda, sest me käisime isegi lõunal koolimajast väljas kõik söömas, sest meil oli nagu see söökla oli nagu eemal. Meil kogu aeg oli liikumine. Vahetunnid olid ka sellised, et me ei jooksnud seal 5 korruse vahet või jooksed järgmisse punkti juba, et see surve nagu puudus. Et siis ka nagu see neuronühendused
mis on mulle nagu kasulikud ja kuidas ma oma ajuga toimetan, on ju palju toimivamad. Ja siin on nüüd see koht, kus jälle koputamine aitab. Kui mul on, näiteks mul tuleb ATH inimene, ma ei räägi tema ATH-st ja sellest diagnoosist, vaid ma küsin alati, mis on sulle siin elus kõige keerukam? Mis on see, mida sa tahaksid parandada ja mis sulle tundub võimatu? Ma otsin selle loo ka ülesse, et millega ta siis, mis see tema kõige suurem käivitaja on ja kuidas ta tajub seda. Ja siis sealt me saame minna. Ma nagu ei keskendu diagnoosile, vaid sellele, mis ta elus on paigast ära. See on nii huvitav see looduse jutt. Ma võtan siit kinni ja toon vist elukaasas näite. Ma tean, talle ei meeldi, kui ma vahepeal temast räägin, aga ma toon sükse süütu nagu näite selle kaabalt, et tema on hariduselt aiakujundaja. Ja ta on täiesti nagu loodusinimene. Täna on tal enda aiand, mida ta siis veab. Füüsilise tarkus on ju. Ja eile just ütles üks huvitav lause mulle õhtu magama minnes, et igav õhtu oli. Ma tundsin nagu ennast korraks halvasti, et ma tegin nagu midagi, et oli küll igav, aga nagu mul on nagu suht suva, et lähen magama, siis okei, no siis ikka. Vaatast talle tundsin nagu, et täitsa igav mõtet õhtu oli. Ja siis, aga ta on öelnud, et tunneb ennast üli hästi ja ta kaob nagu ära sellises lõputusse eksistentsi, kui ta on taimedega. Istub seal, potistab või teeb midagi, eks ole, möllab nendega, ta saab ümber ja tegeleb nende asjadega. Ja mäletan, kui elasime maal kunagi tal Väätsal, siis Paide lähedal on ta pärit ja me seal elasime enne, kui laps sündis. Siis seal ta oli ka nagu suvel siis tippooaega aia inimestel. Ta on hommikul läheb kastega õue ja tuleb pimedas põhimõtteliselt. Tuleb nagu näpud mullasadena ja tuleb tuppa alles. Ja ta lihtsalt on täiesti kuskil nagu ära. Ja ta naudib seda. Mina vaatan mõtlen, et issand, kui igav. Just. Teed sa 12 tundi õues. Aga ta on selgitan ka, et tal see looduses olemine tekitab nagu mingit tohutut nagu rahu ja kohalolu ja nagu kuidagi tunneb, et ta tunneb ka selle ATH teemaga mingit sidet enne, mingit sümptomid nagu näeb. Aga see looduse mainimine praegu tulis meelde, et ma olen tema pealt näinud seda, kuidas see loodus maandab. See kohe sobib talle. Sest see on tema loomulik keskkond. Kus ta saab siis, isegi kui tal on natukene seda ATH poole aju, et ta saab seda täispotentsiaali kasutada, ta saab kogu, et tegelikult see aju on ju mõnusas, soodsas keskkonnas, kus ta peab olema väga loov, väga originaalne, ta on nagu ideaalne aju, et kõike seda asja korraldada ja teha. Siis on minusugused inimesed enne, teised, kes ma võiks istuda toast päevad läbi. Ja. Mul on täitsa suva, mul ei üldse ära minna ka. Täitsa okei on olla. Ja sa võid rutiinselt oma neid videosi lõigata ja teha. Mul ei üldse probleemi. Et ma võin siia ära kaduda. See on nüüd see distsipliini poole. Ma tean, mul on vaja teha, ma istun maha ja ma teen siin mõnikord 8 tundi järjest lihtsalt mingid digitaalselt mingid asja lihtsalt. Kas mulle lõpuni meeldib? No alati mitte, aga ma teen, see on lihtne mulle. No ja see on juba Cortexi teema, vaata, et me kõik oleme ju, kui me täiskasvanuks oleme saanud, siis midagi juhib, et ma saan ju endale öelda, et ahah, see tuleb selle pärast ära teha, et seal ei ole nagu mingit impulssi siis, et ma ei saa, ka ATH inimesed ka ju, kui nad räägivad, nad jõuavad ka ju ikkagi, ega nendel Cortex ju töötab, et selles mõttes seal ei ole ju mingit probleemi, et nad ütlevad, et ahah, ma peangi teatud asjad tegema ja siis on nagu selline, aga et nad ei tunneks ennast nii lõksus, et mul on nüüd nagu eriline, et ma pean asju tegema. Kõik teist tüüpi ajutüübiga inimesed, nad peavad ka tegema asju, et olla nagu tavaliselt, nii nagu sina, sa pead ka ennast vahel survestama natukene asjadega ja mis on vaja, et ikkagi see liiga palju infot, liiga palju käsku, liiga vähe liikumist, liiga vähe huvi on see, mis tekitab nagu selle, kus ta jookseb kokku. Ja siis ta valib selle ellujäämisstrateegia ja ellujäämisstrateegia on siis see, et kas siis üldse nagu ongi nagu see, et mitte midagi ei tee, kunagi öeldi tüdrukute kohta, öeldi niimoodi, et need on need aeglased ja uimased, et need ei saa midagi aru, on ja. Ehk siis see on ka ellujäämis, et okei, et praegu siin ma ei saa neid asju teha, et oleme siis kuskil ära. Et see ei ole halb fookus. Aga kuidas aidata inimest, kellel on siis ATH? Ma saan aru, et sina ka otseselt
seda küll välja ei reklaami sellisel viisil, et sa nüüd sellega tegeled, aga sa oled võimeline inimest aitama tegelikult vähemalt mingilgi viisil või mingisuguse piiri nii. Et kuidas aidata seda inimest ja kuidas sinule tuleb näiteks selle teemaga? Ja kui see, mis sa praegu siin räägid, kõnetab, kui meid on keegi, kes kuulab või vaatab, kellel on ATH diagnoos juba või ta arvab, et tal võiks midagi sellega seoses olla, siis mis kasu ta saab sellest sinule tulemisest? Esimene asi, mida ma räägin, kui inimene räägib ATH-st üldse, siis ma hakkan rääkima toidust. Et see on üks lastel, ma arvan, et kui need just ei ole seotud sinna tooli külge kinni ja nad saavad piisavalt hüpata, on väga palju diagnoose toidust. Väga paljud emad, kes on käinud, et nad muretsevad oma lapse pärast, ütlevad, et nendel ei ole mingit diagnoosi, kui nad on saanud toitumise muuta. Ainukene keerukus on siis see, et kuidas lapsele seda, millega ta on harjunud siis selle toiduga, või mitte toiduga, siis ma ütlen, et kuidas seda siis muuta. Aga 90% lastest ei ole ATH ja kool ei ole väga segav tegur, kui nende toitumine saab paika. Aga täiskasvanutel? Täiskasvanutel ma arvan, et see protsent sõltub inimest. Ma ei saa niimoodi üldistada. Täiskasvanutel ka esimene asi, mida ma räägin, on toit. Ja kui ma vaatan mõnel, mis see toit on, siis ma ütlen, et mul oleks ka selle peale ATH kindlasti kohe. Aga mis mõtled selle? Mis see halb toit on siis, mida nad söövad? Mille peale sa ütled, et mul oleks ka? Mõi näide lihtsalt. Ma ütleme niimoodi, et ma toon näite Hiina meditsiinist korraks. Kui me oleme noored, siis Hiina meditsiin nimetab, et me oleme jangid. Jang on naisenergia? Jang on nagu tuli. Me kogu aeg trabeleme, me liigume ja mida vanemaks me saame, seda innimaks me läheme, ehk siis tuleb rahu. On ju, et me läheme nagu sellest liikumisest rahusse. See tähendab seda, et see toit peaks ka olema vastav. Kui ma olen siin innis juba ja ma söön jang toitu, siis ma ei saa sellega, mu keha ei saa sellega hakkama. Ja kogu aeg mu aju ütleb, et midagi on valesti. Ja me oleme ellujäämise režiimil, meil ei ole aega millegi muuga tegeleda siis. Eriti potentsiaali väljendamisega. Väga paljudel on saanud sellega paika.